Andres, räägime taskuhäälingust. Kas oskad öelda, millal esimesed video- ja audiopodcastid Eestisse tekkisid üldse? Nüüd minema tõesti ajas pea 30 aastat tagasi. Kõigepealt tuleb muidugi defineerida, mis asi podcast on. Eks tegelikult taskuhääling on eesti keeles, et ega ta muud ei ole kui üks salvestatud helifail, mida on siis võimalik internetikeskkonnas järelkuulata. Ja esimesed sellised failid, mis laiale üldsusele kättesaadavaks tehti Eesti Raadio poolt enam aastal 1995-96 nende veebilehel, nii et väga-väga palju aega tagasi. Tänasene kasutusmugavus on muidugi hoopis teine. Toona helistati interneti tajalapiga sisse. Üles- ja allalaadimiskiirused olid hoopis teistsugused. Internetiühenduse maksumus oli hoopis teistsugune. Täna, kui keegi peaks maksma andmeside eest kas või 10% sellest rahast, mis toona maksti, siis mitte keegi ei kasutaks. Ta oli ikkagi selliste innovaatiliste tegijate, esimeste pioneeride pärusmaa ja laia üldsuseni oleme jõudnud alles nüüd viimase 10 jooksul. Kas video- ja audiopodcastid reaalselt on ka saanud konkurendiks sellisele traditsioonilisele televisioonile ja raadiole? Siin on omapärane vastuolu selles, et tegelikult need on ju ka tele- ja raadiosaated. Eriti kummaline on muidugi see, et kui me räägime taskuhäälingust, podcastist, et nüüd sellel on pilt ka. Kunagi öeldi, et raadio ju pilti ei näita. Need on väga paljudel raadiokanalitel pilt otse-eetri juures, kaamera juures olemas ja nüüd podcastile ka kaamera juurde pandud. Et need on ju ka saated iseenesest. Ja nüüd küsimus on see, kas saated pakuvad teleprogrammile või raadioprogrammile konkurentsi. No, nad on osa sellest. Nad ei ole küll järjestatud samamoodi nagu raadiokavas või telekavas, aga kui palju neid inimesi, kes televisiooni täna üldse telekava järgi lineaaris vaatab, see on teine küsimus, et noorem põlvkond telerit kui sellist ju kodunurgas ei oma. Vanemad ei sunni ka kell 9 aktuaalset kaamerat vaatama tulla, et kõigil on vabadus omal soovil, omas kohas, oma seadmest saateid vaadata. Nii et podcastid, video või lihtsalt raadio omad on ühed saated, mis on tulnud, et jääda. Ja tegemist on sellise üsna tavapärase innovatsiooni kõveraga, et mingid asjad esimese hooga plahvatavad, aga siis jõutakse arusaamisele, et kas see on lihtsalt hobi, ma huvi pärast teen seda, või on see äri, et kas ma saan sinu käest piisavalt raha, et kas see ärimudelina töötab. Neid harrastuspõhiseid podcaste tuleb juurde, neid kaob ära, aga selliseid podcaste või podcasti tegijad, kes saaks öelda, et ma elan sellest nüüd hästi ära ja et neid tuleks nii palju, et telejaamad hakkaksid nüüd kahtlema, et kas tasub ikka teleprogrammi enam teha, kuna podcastid on kõik vaatajad ära võtnud, võt sellesse ma hästi veel ei usu. Kogu aeg on öeldud, et uued asjad lükkavad vanad kõrvale. Ma arvan, et vanad jäävad alles. Raamatuid loetakse veel tänapäeval, raadiot kuulatakse tänapäeval, televiisorit vaadatakse, et nende jõudude vahekord võib-olla muutub, et saavad need uued tehnoloogiad uute arengutega tuult tiibadesse, aga nad ei jäta meid vanadest ilma.